Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Reformierakond on otsustanud siduda erakonna populaarsusreitingud Euriboriga, antakse erakonna värskes pressiteates teada. See tähendab, et madalamaks kui Euribor ei saa siis erakonna populaarsus enam langeda. Hetkel on Reformierakonna Euribori praeguse taseme 2,10%-ni minna omajagu, ent valmis peab olema, nagu pressiteates märgitakse, ning mingi kindel ankur tuleb abiks võtta. 3 kuu Euriboril pole tegelikult väga vigagi ning ajalooliselt on olnud ka selliseid numbreid nagu 5%, mis on arenguid arvestades erakonnale mõne aja pärast juba hea tulemus, märgitakse teates. Ja välismaalt. USA president Donald Trump andis Venemaale 10 päeva aega sõjategevuse lõpetamiseks Ukrainas. Ultimaatum on senistes kõige karmim ja juhul kui Venemaa pärast 10 päevast tähtaega sõda jätkab, siis toob see karistuseks kaasa uue 10-päevase tähtaja. Donald Trumpi sõnul on ta läbi näinud Vladimir Putini bluffi ja nüüd ta enam ei tagane. Presidendi sõnul on tal 10-päevaseid tähtaegu varuks üle 30 000 ja ta ei kõhkle neid rakendamast, kuni Putin sõja lõpetab. Ja majandusest. Kommertspankade liidu teadetel arutasid suuremad pangad eile tegevuskava, mille tulemusena pankade üha kasvavad tulud saaksid ka kliente rohkem rõõmustada ja kuidas oleks pankadel ühiskonnale võimalik senisest rohkem tagasi anda. Nii otsustatigi pankade suuremates filiaalides teenindussaali lisana avada ka rahalugemissaalid, kus oleks võimalik laenata raha, mida lugeda. Paljudel inimestel endal pole raha, et seda lugeda ning võimalus lugeda laenatud raha taandab stressi ja toimetulekupingeid. Saab laenata lugemiseks kas või 1 000 000 eurot ja sellepärast lugemist jälle pangale tagasi anda. Intress on siis ainult 0,5% tunnis. Elektrilevi annab aga teada, et äikese maksustamise eelnõu vastuvõtmise korral Riigikogus on ettevõtte võimeline tasustamissüsteemi välja töötama 2 nädala jooksul. Seni on hoomamatu hulk äikese energiat olnud inimestele tasuta, alates uuest aastast aga jagatakse välgusähvatused ühtlaselt üle riigi ära ja tehisaru on juba suuteline kokku arvutama vabanenud elektrienergia hulga ja tarbijate arvu ja koostama kiiresti ka arveid. Ühe äikeselise ööga peaks Elektrilevi tulevikus teenima enam kui 50 miljonit eurot. Ja teaduse vallast. Rühm kvantfüüsikuid saabub homme Eestisse tuurida kvantfüüsika tugevaid avaldusvorme Eesti igapäevases elus. Füüsikutel on teooria, mis vajab kontrollimist, nimelt võivad Eesti kütusefirmad olla omavahel ja omakorda maailmaturu hindadega pidevas kvantpõimetud olekus, mis tagabki maailmaturu hinna tõusu momentaalse edasikandumise kõikide Eestis tegutsevate tanklakettide hinnatabloodele. Juba Einsteini poolt täheldatud tontlik vastasmõju töötab Eesti kütuseturul peaaegu tõrgeteta ja füüsikuid huvitabki, miks see ei tööta kunagi maailmaturu hinna languse korral. Kuulsite uudiseid.